Nii, tere päevast, kell saab kohe veerand 4, olen oma hotellitoas Butšardas. Täna on mul 51. sünnipäev, nii et ma olen väga sellises heas tujus, selle mõttes ma tegin paar toredat tempu talvel ära, et eelmine kord sai käidud, eks ju, Liivias kaldega siia Onsese kaudu, nüüd ma käisin Uuri kaudu. Võttis aega mul 3 tundi, sest ma hakkasin hommikul kell 9 hakkasin minema. Siis läksin selle suure haiglani, tee peal eksisin muidugi ära, ma jõudsin kohale haiglani, siis läksin haiglalt, läksin Uuri teed mööda, läksin Uuri. Seal oli natuke ka maanteel kõndida, jõudsin Uuri, ilm oli juba päris paha, selline mudane ja lägane ja hakkas lörtsi sadama. Aga Uuris oli väga ilus kirik, see on juba Prantsusmaa poolel, eks ju. Siis seal ostsin endale selle väikse sarvesaia, croissant beurre ja šokolatiin ja see pain au chocolat ja tunda oli kohe, et võid on ikka rohkem pandud küpsetistesse kui Hispaanias. Nosisin nad ära ja hakkasin otsima teed Liivia poole, leidsin ühe salakabavedajate tee. See oli siis circa 4 kilti oli Liivia piirini, siis veel mingi kilt oli minna, umbes 5 kilti sai. Ja siis muidugi hakkas see oli juba väga mudane ja taas lund hakkas sadama ja hiljem hakkas hästi palju veel lund sadama, nii et kui ma tagasi tulin, aga ma sain seal süüa seal ühes kohas ja buss jäi hiljaks, tagasi tulin bussiga, sest ma teist korda mõtlesin 3 tundi juttu peale kõnnid, kui teist korda ei jõua. Ja siis hakkas väga palju lund sadama ja buss jäi hiljaks ja bussis ikka nagu Lõuna-Ameerikased ikka peamiselt, ainult oligi Lõuna-Ameerikased, seal ei olnudki ühtegi eurooplast, eurooplased olid autod ja siis sain räägitud ja küsitasin, et ma esimest korda käisin Butšardas 21 aastat tagasi, et siis ei olnud lõuna-ameeriklased, miks see nii palju on, et tüdruk ütles ka, et tema on 2 aastat olnud, oli üks Kolumbia tüdruk, ütles, et tööd on palju siin teha, et ehitustööd on ja naised töötavad hotellinduses ja toitlustuses ja tegelikult Butšardas on vist ainuke koht maailmas, kus kui ma käin supermarketis, ma kadestan kassapidajaid ja kotti tahad või ma tahaks ka siin töötada, et sa saad elada Butšardas, eks ju. Aga eile oli naljakas, eile käisin supermarketis, Bonarias, eks ju, mis ma ostsin suure pudeli värsket igasugust erinevat apelsinidest kokku tehtud erinevatest tüüpidest. Sitruste mahl oli, siis ostsin ühe kallima vee, ei ostnud kõige odavamat, mul üks kallim, see on hea pehme maitseb see. Siis ostsin 4 kohviga tehtud üks kohalik magustoit. Midagi ostsin veel. Spinati omletti ostsin ka. Ja siis ma ütlesin kassani ja hakkasin vaatama, tegin rahakoti lahti, mul on 2 5 rahatäht oli, siis mõtlesin, et pean vaatama, et kaardiga saab vist ka maksta ja mul on münte ka taskus ja küll saab hakkama, et natuke, ma arvan, et üle 10 läheb ikka. Ja siis kohvkotti otsin ka, kirjakoti otsin ka ja siis kassas öeldi 5,56. Kurat, et mis hinnad siin on, mis hinnad, jah. Aga jah, see mägedes olek teeb nagu tuju heaks, sest see kõik see Eestis jama on nagu eemal. Et Eestis on umbes nii, et kui sa praegu nagu Donald Trumpi ei vihka ja ma ei tea, mida veel, eks ju, siis oled juba putinist või midagi sellist, kuule, mis pole. Ei ole inimest, kes rohkem Venemaad vihkaks, kui mina pole olemas. Mina olen nagu eriline Vene vaenulik isik. Ja ma olen muide pooldanud siiani dekolonisatsiooni, ma arvan, et Eestis elavad venelased on suures osas iga koht. Ja näiteks ka Tallinnas, kui ma olin seal väravas, ootasin seal Ryanairi lennuki pealeminekut, eks ju. Siis seal oli venelasi ka ja paljude puhul oli näha see, et mingi integratsioon ei tule kõne allagi. Et seal oli selliseid tüüpe, et isegi kui ma nagu eemaldaksin neil riided, isegi kui ma eemaldaksin neil pea, selles mõttes, et mitte pea, et ma ära tappa tahaksin, vaid et näojooni näeks, eks ju. Siis saaks ka kehahoiak, ärgu saaks aru, et nad ei ole eestlased. Ja neil on selline kehahoiak, et nagu alaväärsus ja selline ülbus korraga. Ma saan varsti kirjelda, see on nagu, elad on nagu rohkem harkiga, samas on kuidagi sellised nagu alandlikud kloonid ka. See alandlik veiderdaja ja eriti selline ülbe tüüp nagu ühes kehas. Et seda on nagu, see kehahoiak, see on hästi tüüpiline venelaste kehahoiak. Ja kui inimene isegi vaevu kehahoiakut ära vahetama, inimene vaevu riided ära vahetama, et siis räägid see mingid integratsioon, et õpib keele ära ja täielik. Seda ei juhtu see mitte kuna. Jah, aga sellised probleemid siin mägedes ei ole väga olulised.
nii et jah, et mul on hea meel, et ma sain Uuri kaudu ära käia, et ma võin võrrelda, et eelmine kord, kui ma käisin Liivias Butšerdast jalas, ma käisin, eks ju, Kaldegasi ja Onsese kaudu, siis ma nägin seda veist, kes mulle aga kumb tee parem on? ma arvan, et Kaldegasi ja Onsese kaudu on lihtsam tee natukene, et oli lihtsam minna, aga selle Uuri kaudu oli jah, et mul on hea meel, ma Uuri kiriku ära nägin, jälle siuke ilus kesklane kirik, eks ju. Ja muidugi mobiil ütles mul üles tee peal, nii et ma eriti midagi filmida ei saanud. Aga ma ei tahtnud ka, ma tahtsin oma nagu mitte läbi kaamera silma läbi vaadata asju. Vaat nii. Aga jah, nüüd on käidud ja noh, järgmine, kui ma tahan nii tuge, ma hakkan siin käima, ma ei saa sellest, ma ei saa kõrgmõõdest lahti. Ma olen nagu, ma ei ole kõrgmõõde tütar, vaid ma olen kõrgmõõde adoptiivtütar, et ma ikka tulen. Ma saan sama buss, mis Liiviast tuleb Butšerdasse, selle edasi sinna La Seu d'Urgelli. Et mul mõttegi, et jõuda, käia La Seus ka ära, et see on hästi super katedral, see on super. Sest La Seu d'Urgelli see piiskop on ju Andorra kaasvürst, eks ju, valitseja, nii et see on see väga võimas katedral. Aga järgmine kord ma praeguse ilmaga ja ei jõua sinna. Aga jah. Ja rääkis selle Kolumbia tüdruga ka, küsis, kus sa siis oled, mõtlesin, et ma olen nagu eestlane ja turiste siin praegu ei ole, sest ma käisin eile poes ja poemehi ütles mulle, et oi, meil on eripakkumine 3 kilo apelsini. Ma ütlesin, kuule, ma olen turiste, mida ma teen 3 kilo apelsinidega. Jah, siis ma küsisin, kas teil ei ole turiste praegu, et ei ole. Et nädala lõpus Barcelonast käivad ja prantslasi ma näen ka, kes tulevad, aga need ei ole ka turistid, nad elavad siin piiri ääres. Nad käivad lihtsalt siin söömas, siin on meile maitsepis pandud. Ja nädala keskel siin ei ole kedagi, nii et selline tunne, et ma olen nagu kohalike inimestega nagu päris elu. Ja. Hea. See on minu lemmikpaig. Aga jah, see Olümpia tüdruk ütles mulle, et ta julges üksinda Barcelonasse minna, kuidas ma üksinda nüüd reisin niimoodi. Jah, ma olen natukene. Vaat sa ei näed, kuidas, kui sind kutsuda hulluks, kas see on kompliment või solvang, oleneb. Kui sa üksinda roomad läbi muda mingit salakaubavedajate teed mööda, läbi mitme riigi 3 tundi ja jõuad siis kohale, eks ju, ja siis öeldakse, et sa oled päris hull peast või. Siis on see kompliment, jah. Nagu mulle öeldi seal restauris, et kui ma ütlesin, ma 3 tundi tulin läbi mägi teid mööda numes ja mudas. Aga kui sulle öeldakse, et sa oled hull, kuna sa ei jaga mingisugust sallivat ja sõbralikku poliitikat, siis on see solvang, eks. Ja see on Eestis väga meele väga mõruks ja tekitab sellist vaimset paralüüsi ja ängi ja vastikutunde, mida mul siin ei ole. Siin on kõik väga super. Siin on väga super kõik. Nii, aga ma rohkem ei jaura. Aga jah, ma olen näost ka siuke jumekaks. Muidugi päike paistab ikkagi, isegi kui külm on. See valgus on kuidagi palju heledam kui Eestis. Eks. Ma tean, et Püreneed on nagu Eesti steroidide peal, Eesti loodusteroidide peal. See on nagu Toomas Manni Võlumägi, eks ju, mis on, kõrgmäed on luksus, eks ju. Ja see, et seda punaste veeringute eest saab, on see, seda nimetakse kultuuriliseks kapitaliks. Kui kultuuriline kapital on olemas ja peale hakkamist on, siis käekott hambus, mida mägi kurusid roomata, nii et vähe ei ole. Aga tänud kuulamast!